Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi lõpuaktusega. Palun kooli lipp sisse tuua. Sõna on kooli direktoril Andres Laanemetsa. Doris Karemaa on kirjutanud sellised luuleread. Ei jõua kirjutada puhtandit me selles elus. Nagu on, nii jääb see paranduste mitmekordne räga. Ei, silm ei seleta, mis süda näeb. Ja viimast selgust ära igatsegi, see puudub elavas. Auväärt Sütevaka gümnaasiumi lõpetajad 24. lend. Auväärt kolleegid, lugupeetud vanemad, austatud külalised. 24. lennu üldine ja iseloomustav märksõna on loovus. Ja me teame, et Sütevaka on loovate inimeste paik, aga isegi Sütevaka mõistes on selles lennus erakordselt palju muusikat, kunsti, näitlemist ja üldist kultuurihuvi. Ma ei eksi palju, kui ma ütlen, et ligi pooled teist on koorilauljad. Õpetaja Aire juhendamisel olete saavutanud imelisi tulemusi
mida vastu võib öelda, et troonib vabariikliku koorikonkursi esimene koht. Teie seas on andekaid pillimängijaid, laululoojaid, mitmeid juba tugevasti tunnustatud bände ja loomingut. Nii et ma arvan, et selline Sütevaka muusikafestival oma loomingu baasilt on täiesti reaalne. Kool on ennekõike õppimise koht. Meie kuld- ja hõbemedalistid Helen-Maria, Liis-Heleen, Andrea, Triin. Teis on ühendanud kaks üliolulist komponenti, milleks on töökus ja andekus. Mitte alati ei ole see nii, aga teil ta on ja seetõttu võib öelda, et te oletegi läbi selle 3 aasta kõigile olnud tõeliseks eeskujuks. Ma tahan tänada teid kõiki, kes te erinevates valdkondades olete Sütevakat edukalt esindanud. Olgu siis aineolümpiaadidel Helen-Maria, Julius, Rael, Alina, Liis-Heleen, mitmed teised, meie esiväitleja Eva-Marta, aitäh sulle, spordirindel alati arvestame Lorettava. Teatrihuviliste inimestel olete te korduvalt võitnud Kulliveri teatrimängu ja olnud edukad erinevatel mälumängudel. Julius, sina oled olnud õpetaja Joosep Tammo parem käsi vedamaks filosoofia ringi ja mis seal salata, koos Piia, Paula ja Mihkliga olete tega olnud väga väärikad ja asjalikud õpilaste esindajad nõukogus. Lisette Vahesalule saab öelda suured tänud kirjandusringil elu sees hoidmise eest. Andre ja Kati on sellised geeniused, nemad on suutnud luua niisuguseid tantse, nii originaalseid tantse, siis neid selgeks õpetada kõigile kaaslastele, ka neile, kes just mitte väga tihti tantsuga kokku ei puutu ja minna siis jõuda nende tantsudega vabariikliku tantsufestivali lõppvooru ja saada seal veel pronksmedalid kaela, nii et väga eriline ja suur tänu ka teile selle eest, et te kooli tantsuvõistluse eel võtsite meie väikseid viiendikke juhendada, nii nagu bändide osas andsid oma abikäe ja teised. Mihkel ja Klaus, no teie olete ikkagi hullud mehed. Ei ole just tavaline, et ühe koolisisese mälumängu võitja võistkond sõidab auhinnareisile Brüsselisse, aga täpselt nii te selle asja korraldasite. See on ikka üsnagi ebatavaline ja samas täiesti võimas, nii et on siis meil 8 mälumängu võitjat ja mitte oma klassist, mis on ka viisakas ja mitte ise isegi, te ei saa sinna minna, aga nemad saavad ja teie selle korraldasite. Gümnaasiumi aastate jooksul on olnud klassidel erinevaid ja ka kogu lennul selliseid ühiseid erinevaid üritusi, ettevõtmisi, ideid, mis kõik on ära tehtud. Ja ma ääretult hindan neid teie seast, kes te olete julgenud võtta vastutust, olnud ürituse korraldajateks ja teinud seda tõeliselt eeskujulikult, tõeliselt suurepäraselt. No näiteks eelmisel aastal augusti unetus, kus me kogusime siis raha oma väikese lõpureisi jaoks Kreekamaale. Või siis paar päeva Juliuse ja Karli eestvedamisel ikkagi ära tehtud lõpufilm. Oli kaua õhus, aga imeline, kuidas hommikul kell 5 alustades ja ma ei tea, mis kell lõpetades ja tehaksegi asjad ära. Head kolleegid, te olete parimad, mina tean seda ja need 61 hindavad seda samuti. Ühelt poolt suurepärased teadmised, mida te olete noortele andnud, valdavalt suurepärased, väga head riigieksamite tulemused.
aga õpetaja töös on veel üks teine pool, kuhu alati numbreid ei annagi taha kirjutada. See on see, millised eeskujud te neile olete, milliseid väärtushinnanguid te kannate. Ja need on sellised nüansid, mida tõenäoliselt tänased lõpetajad veel päris täpselt ei adugi, aga kunagi see neile selgemaks saab. Heidi, ma ülimalt imetlen sind, kuivõrd põhjalik sa oled, kuidas sa suudad paralleelselt niivõrd paljude erinevate asjadega niivõrd põhjalikult, tasakaalukalt, hoolivalt tegeleda. Ma ei tea, kuidas sa suudad, aga sa suudad. Nii on see olnud kõiki Sütevaka üritusi korraldades, nii on see kindlasti ka sotsiaalklassi 3 aasta jooksul juhatades ja ma arvan, sotsiaalklass on minuga 100% selles osas nõus. Head lapsevanemad, klassijuhatajatena oleme eriti Heidiga tajunud teie toetust, neid asjalikke konkreetseid suhteid, sõbralikke suhteid, teie abi, mida me oleme teie poolt saanud. Eraldi mainiks ja tänaks Triin Killingu ema Kadrit, kes haaras meid erinevatesse projektidesse metsa istutamisest kuni rahvusvahelise koostööni välja. Ja kindlasti ka Rahe-Liisa Marekit, ilma kelleta Sütevaka õpside bänd, kitarr ikka peab bändis olema. Aitäh, Marek! Head sõbrad, tänasega saab läbi meie ilus ja ühine aeg Sütevakas. On olnud palju positiivset, on palju ilusaid emotsioone, palju ilusaid mälestusi ja ma väga tänan teid selle eest. Võimalik, et kooliajale tagasi mõeldes leiate te midagi, mida võinuks omal ajal teha teisiti, millega te päris rahul ei ole. Aga ma arvan, et suures plaanis ja üldistades on kõik läinud teil väga ja te ei vaja oma gümnaasiumi aastate ümberkirjutamiseks puhtandipaberit. Õigupoolest puhtandipaberit ei saa teile ju enam keegi anda, isegi mitte te armsad eesti keele õpetajad Elma ja Kalle. See on teie elu. On üks oskus, millest kirjutas Doris Kareva ja mida ma ka täna soovin teile rõhutada. Kuulake ja tundke oma südame häält. Saalist, et see on oluline. Sest mis seal salata, on elus selliseid hetki ja olukordi, kus süda näeb paremini, kui silmad seda eales teha suudaksid. Usaldage seda tunnet. Ja lõpetuseks ma kogu südamest õnnitlen teid Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi lõpetamise puhul. Jään teid igatsema. Ilusat elu. Palju õnne teile, kõigile lähedastele inimestele, kes te olete saalis. Aitäh! Ja nüüd meie aktuse kõige pidulikum ja kõige meeleolukam hetk. Klassijuhatajad annavad üle gümnaasiumi lõputunnistused, kuld- ja hõbemedalid, ainealased kiituskirjad ning kooli aumärgid. Kuldmedali, kooli aumärgi ja kiituskirjaga bioloogias, filosoofias, ühiskonnaõpetuses, lõputöös, saksa ja eesti keeles ning kirjanduses lõpetab gümnaasiumi Liis-Helen Kalmer. Palun lavale Liis-Helen Kalmer.
kuldmedali, kooli aumärgi ja kiituskirjaga bioloogias, ajaloos, filosoofias, ühiskonnaõpetuses, lõputöös, vene ja eesti keeles ning kirjanduses lõpetab gümnaasiumi Helen-Maria Raadik. Palume lavale ka Helen-Maria vanemad. Hõbemedali, kooli aumärgi ja kiituskirjaga muusikas, kehalises kasvatuses, lõputöös, saksa ning eesti keeles ning kirjanduses lõpetab gümnaasiumi Andrea Annus. Palume lavale ka Andrea vanemad. Hõbemedali, kooli aumärgi ja kiituskirjaga prantsuse keeles ja lõputöös lõpetab gümnaasiumi Triin Schneider. Palume lavale ka Triinu vanemad. Gümnaasiumi lõpetab Gerda Aas. Gümnaasiumi lõpetab Arne Salajõe. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Lisan Aljaste. Gümnaasiumi lõpetab Helen-Maria Allik. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Annabel Berg. Kiituskirjaga prantsuse keeles lõpetab gümnaasiumi Helen Trobet. Kiituskirjaga muusikas ja filosoofias lõpetab gümnaasiumi Johannes Eriste. Kiituskirjaga saksa keeles ja lõputöös lõpetab gümnaasiumi Jornas Toomas Iisak. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses lõpetab gümnaasiumi Loretta Jürisoo.
Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Anneli Jüriöö. Gümnaasiumi lõpetab Andrit Kaaremäe. Gümnaasiumi lõpetab Triin Killing. Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Liisbeth Kirss. Gümnaasiumi lõpetab Johan Klaas. Kooli aumärgi ja kiituskirjaga geograafias, muusikas ning filosoofias lõpetab gümnaasiumi Julius Koppel. Gümnaasiumi lõpetab Elise Kukk. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses, muusikas ja lõputöös lõpetab gümnaasiumi Kati Kuura. Kiituskirjaga vene keeles lõpetab gümnaasiumi Kristin Kuusk. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses lõpetab gümnaasiumi Lisanna Laanala. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Ivo Leesaar. Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Rutt Lehemaa. Kiituskirjaga ühiskonnaõpetuses lõpetab gümnaasiumi Klaus-Erik Leppoja. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses, ühiskonnaõpetuses, muusikas ja filosoofias lõpetab gümnaasiumi Gertrud Luhaoja. Gümnaasiumi lõpetab Brian Nekles. Gümnaasiumi lõpetab Laura Mappel. Gümnaasiumi lõpetab Lisett Muhum.
Sandra Mäesepp. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Robert Vägar. Kiituskirjaga muusikas lõputöös vene ja ladina keeles lõpetab gümnaasiumi Regina Mend. Gümnaasiumi lõpetab Anett Mölder. Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Gerda Niitvähi. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses lõpetab gümnaasiumi Reimo Votter. Gümnaasiumi lõpetab Allan Pakk. Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Pamela Põld. Gümnaasiumi lõpetab Monika Põldvee. Gümnaasiumi lõpetab Tõnis Põldvee. Kiituskirjaga kunstis lõpetab gümnaasiumi Raune Võllu. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Rael Rent. Kiituskirjaga filosoofias, lõputöös, prantsuse ja eesti keeles ning kirjanduses lõpetab gümnaasiumi Helen Roostmaa. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses lõpetab gümnaasiumi Kristo Rosin. Gümnaasiumi lõpetab Rasmus Simon Rändvee. Gümnaasiumi lõpetab Johanna Saareke. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Eva-Marta Sokk.
Gümnaasiumi lõpetab Karolin Stimmer. Kiituskirjaga vene keeles lõpetab gümnaasiumi Alina Anneli Strokin. Kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Rahel Tants. Ja kiituskirjaga muusikas lõpetab gümnaasiumi Hendrik Tamberg. Kiituskirjaga bioloogias, muusikas ja lõputöös lõpetab gümnaasiumi Liisa Tammsaar. Kiituskirjaga lõputöös lõpetab gümnaasiumi Piia-Paula Tarvis. Kiituskirjaga bioloogias, kehalises kasvatuses ja muusikas lõpetab gümnaasiumi Elisabeth Tiits. Kooli aumärgiga lõpetab gümnaasiumi Mihkel Tomberg. Gümnaasiumi lõpetab Eerik Vabrit. Kiituskirjaga kirjanduses lõpetab gümnaasiumi Lisett Vahesalu. Kiituskirjaga kehalises kasvatuses lõpetab gümnaasiumi Rebecca Vahkal. Gümnaasiumi lõpetab Mihkel Vallap. Ja 61-sena saab oma lõputunnistuse Hendrik Kõmblus.
linnapea Rainer Aavikul. Pärast müülahedat videot on väga raske midagi tarka osata öelda, aga üht-teist ma siiski ütlen. Lugupeetud lõpetajad ja teie lähedased, austatud Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi pere. 21. juuni on maailma ajaloos väga suure tähtsusega päev. Näiteks algasid just sel päeval 1939. aastal Pärnu kurorti 100. aastapäeva tähistamise üritused. Lisaks anti 1948. aastal just välja esimene vinüülplaat, mis humanitaarkoolile peaks olema päris oluline teadmine. Lisaks sellele on ju täna algamas suvi, videos on väga hästi välja toodud see. Teie jaoks on see ka päev, mil saate kätte keskkooli tunnistused. 3 aastat on selle jaoks vaeva nähtud, päris palju on tööd tehtud. Võin teid lohutada sellega, et nüüd alles elu hakkab. Tegelikult edasised aastad tulevad kindlasti vähemalt sama toredad. Loodetavasti lähevad teist paljud edasi õppima. Ma arvan, et kõik lähevad tegelikult edasi õppima. Ja loodetavasti jätkate siis õpinguid kas Eestis või lähete vaatate veidi kaugemale. Minu sõnum on aga see, et tegelikult rahvusvahelise kogemuse saamise jaoks ei pea Eestist ära minema. Eestis on päris palju tugevaid ülikoole, ma isegi olen mõnest käinud ja võib täitsa tugevalt kiita, et Eesti ülikoolid suudavad juba pakkuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist haridust. Loodan, et olete ära kasutanud kõik võimalused, mida Pärnu linn ja kool teile pakkunud on ja tulete ka edaspidi tagasi. Pärnus tegelikult on tööd pakkuda, lisaks väga mõnusale elukeskkonnale. Vaadake kas või avaliku sektoris on väga suurepäraseid võimalusi. Pärnus on tulemas uusi ettevõtteid ja turismisektor. Eelmisel aastal 1 miljon külalist. Nende jaoks on vaja välja mõelda uusi huvitavaid asju. Konkurents Eesti sees on küll kasvamas, aga tegelikult suurte linnadega võrreldes on Eestis elu päris mõnus. Eestis on võimalik jätkuvalt päris palju ära teha ja noortel inimestel on võimalik päris suurte asjadega tegeleda. Seega minu väga lühike soov on see, et ajage Eesti asja ja hoidke kokku. Aitäh!
puuduta mind oma headuse väärika, ainsaga millel on väärtus. Õnnista seda käega minu karedat saatust. Kas tunned, kuis meile ikka on lahti kõige kõrgemad taevateed? Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaeva ja laulame. Me laulame, puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Oma silmade sinimustvalgega puuduta veel, ma palun. Puuduta veel, ma palun. Neile, kellel võib-olla siin tunnistuste kättesaamise siginas-saginas läks silmist meelest, meil esines lauluga Rae Rent ja teda saatis kitarri mainitud lapsevanem, aga ka siis õpside bändi liige Marek Talts. Aga nüüd kutsun lavale Lions Klubi Pärnu esindaja Toomas Kuuda. Pärnu Sütevaka Targümnaasiumi direktor, pedagoogid, väga austatud lõpetajad ja lapsevanemad. Ma arvan, et tänase päeva üle on põhjust rõõmu tunda meil teil kõigil. Lõpetajate kooli lõpetamise üle, lastevanematel oma tublide laste üle ja pedagoogidel tehtud töö pärast. Aga Lions-liikumine on ülemaailmne heategevusliikumine, mille eesmärgiks on aidata abivajajaid ja teiselt poolt tunnustada ja toetada ka noori andekaid. Lions Klubi Pärnu on üks 4 Pärnus tegutsevast Lions Klubist ja meil on juba väga pikk traditsioon premeerida igal aastal kõikides Pärnu linna koolides kõik enam silma paistnud abiturienti. Me teeme seda selleks, et tunnustada õppimist, teadmisi, aktiivsust, ambitsioonikust, sest need on asjad, mis võimaldavad elus edasi jõuda ja teenida teiste inimeste ja kaaslaste lugupidamise tunnustuse. Sütevaka gümnaasiumi juhtkonna ettepanekul saab selle aasta Lions Klubi Pärnu preemia Julius Koppel. Traditsiooniline vilistlaste preemia parimale lõputööle, mida me vilistlaste poolt kogutud vahenditega siis iga aasta välja anname. Ja suur heameel on see sellel aastal anda Kati Kugale. Tere!
Minu nimi on Jaak Piisnak, ma olen kunstnik. 17 aastat tagasi lõpetasin ma Süntevaka kunstiosakonna. Sealt edasi asutasin ma Eesti Litograafia Keskuse. Olen korraldanud rahvusvahelisi näituseid ja nüüd asutanud ka oma galerii. Teos tuvidega on minu üks maa. Miks tuvid küsite? Aga sellepärast, et tuvid on linnud, kes mäletavad kohta, kust neid lendu lasti. Ma loodan, et ka teie mäletate oma kooli. Aga rääkides veel kunstist ja kunsti kogumisest, siis ma soovin, et see teos saaks olema seemeks Süntevaka suurele kunstikogule. Ma tänan teid, tänan Süntevaka kooli ja soovin teile edu ja inspiratsiooni. Tutvustatud kunstiteos oli selle aasta lõpetajate vanemate-poolne tänukingitus koolidele. Hindame väga kõrget, lugupeetavad õpetajad, teie erakordset panust meie laste akadeemilise küpsuse saavutamisel iseseisvaks edasipürgimiseks. Loomulikult kuulub meie suurim tänu lõpetajate peamistele mentoritele Heidi Taal, Andres Laanemets.
Teil esinesid lapsevanemad, aga solisti seos lõpetajatega ja selle lauluga jääb koduseks ülesandeks teil siis välja selgitada. Aga nüüd on lõpetajate nimel sõna Mihkel Tombergil. Proloog. 1661. aastal 21. juunil sõlmiti Kärdes Rootsi kuningriigi ja Vene tsaaririigi vahel Kärderahu. 1930. aastal 21. juunil lõppesid Tallinnas 2 päeva kestnud Eesti, Poola, Läti kolmikmaavõistlused kergejõustikus, kusjuures Eesti jagas esikohta Poolaga. 1979. aastal 21. juunil sündis Eesti lauljatar Itaka Maria Ra. Kuid ka tänast päeva jäädakse mäletama just seetõttu, et lõpetavad need. Hea koolipere, austatud külalised, kallid lennukaaslased. Ei ole mõtet ületada silda enne, kui oled selleni jõudnud. Täna saame öelda, et oleme sellele sillale lähemal kui kunagi varem. Gümnaasiumi lõpetaja teadmiste pagas on teadupärast kõige laiapõhjalisem. Seda kinnitab lõputunnistus. Ei pruugi muuta meie elus paljud, küll aga teeb seda kõik sellele eelnenu. Mõeldes tagasi 3 gümnaasiumi aastale, siis on need pakkunud paljud. Igapäeva rutiinist suurte muutusteni välja. Usun, et räägin pea kõigi eest, kui ütlen, et jääme igatsema makaroni esmaspäevi, teisipäevaseid kogunemisi, kolmapäevaseid mälumänge, neljapäevaseid vabasid tunde ning fraasi Thank God it's Friday. Teisalt oleme saanud erakordsete sündmuste osaliseks. Nimelt on meie lend esimene, kes saab lõpetada uues majas. Võiks valutada südant, et mis saab sokist, sütevaka tantsuvõistlusest, noortekoorist ning sütetist pärast seda, kui on lahkunud 24. lend. Kuid kui vaadata nooremaid võitluskaaslasi, siis võime südamerahuga teatepulga edasi anda, olles kindlad, et tugevaid õpitulemusi ja põnevat huvitegevust näeme ka edaspidi. Aitäh, kallid Heidi ja Andres, õpetajad, koolipere, sõbrad. Tänu teile kõigile on tee sillani rajatud. Kuidas aga täpselt seda silda ületada, jääb igaühe enda teha. Mati Nüganen on öelnud, et elu on inimese parim aeg. Kasutagem siis seda. Aitäh! Ja nüüd palun tulla lavale meie klassijuhatajatel Heidil ja Andresel, et anda lennu poolt üle kingitused.
hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siin on meil väga nüüd vaja, nad leiavad aja, külastavad meid taas hetke vaid, mõni mälestus kestab. Küllap siin on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siin me vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Aitäh teile. Palun Julius Koppelil lipp uuele lippurile Karl-Sander Seppersonile üle anda. Kes kannab, see kandku. Kes hoiab, see hoidku. Lipp ees, lippur järel. Pilt puhas, tunne vägev. Karl-Sander, sina oled peatselt meie kooli järgmine lipukandja. Enne kui anna lipu sinu kätte üle, tahan öelda, mida on vähe, sellel on palju väärt. Nii ka lipukandja sinu. Luba, et kannad seda väärikalt ja tea, et alates nüüdsest päevast oled sa lippu. Lipp on sinu kanda. Palun säravatel lippuri soetatel Anneliis Real ja Helena Kuusel asuda lippuri kõrvale. Palun kooli lipu väljaviimiseks kõigil püsti tõusta.
toimub Alfoees ja teatri ees. Veerand tunni pärast on nii lõpetajad või värskelt lõpetanud kui lapsevanemad ja õpetajad oodatud teatri samassaali pildistamisele. Ja nüüd on aktus lõppenud. Ma tean üht meest üle suure tee, kelle lugu ma jutustan. Ta tahtis minna üle 3 maa, mille taga ta maksa. Ta astus õue pimeda löö, kui aeg oli küpseks saanud ja nagu süda linnas. Tema teletas iga hinges on rõõm, see südamel rääkida. Iga hinges on rõõm, hingel hinga. Esimene maa oli nätte täis, nende taha ta koperdas. Mineviku hõng ja hingus teda maha materdas. Üles astuda murede eest, kui tuul on veel vastu ka. Ole kui liialt mõelda, ta sihti ei unusta. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Teine maa oli joonitud ja juppideks jaotatud. Kullast hambaga sihverplaat ainust aega kuulutas. Nende välimine pind ja ühine joon teda hakkasid väänama. Ta nägi läbi, ta kõndis mööda, see maa teda muuta ei saanud. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. No mis head seal on, kui väsinud meel ja vägi hakkab raugema. Üle ootuste tuldud, kui teadmatu eest ta ei lihtsalt seisatab. Unes võid rännata lõputeid, kuid ükskord pead ärkama.